Selles videos räägime sellest, millest üks ettevõte ideaalis koosneb ja selle mudel, mille põhjal me sellest räägime, on siis BI kolmnurk ja pärineb siis Robert Kiyosakilt. Ja see on mitmest tema raamatus käib läbi, võib-olla kõige paremini on sellises raamatus nagu Enne palgatööst loobumist sellest juttu. Aga ka esimest korda oli sellest juttu Rikka isa teejuht investeerimisse raamatus, mis on 3. selles seerias. Ja mis siin BI kolmnurga peal siis on ja võib-olla jälle enda kogemusi lisades. Ehk BI kolmnurk jaguneb 2, siin on välimine pool, kus on missioon, meeskond ja liidri tegevused. Ja eestikeelsetes raamatutes on see osa valesti tõlgitud, aga kohe räägime ka, mis siin erinevus on see, kuidas ta raamatus on tõlgitud ja mis siin tegelikult ingliskeelses originaalis on. Ja sisemine pool kolmnurgast on siis need 5 asja: raha liikumine, kommunikatsioon, süsteemid, juriidiline pool ja toode. Ja väga huvitav oli see minu jaoks, kui ma seda esimest korda seda mudelit nägin, sest küsimus on, et kus ma saan õppida nende asjade kohta. Ja nende sisemiste kohta on nagu lihtne vastus, et ülikoolid täiesti õpetavad, on olemas MBA õppekavad ehk Master of Business Administration ehk ettevõtte administraatori õppekava ja seal õpetatakse tegelikult seda 5 poolt ja saab spetsialiseeruda igasse ühte sügavamalt, kui see huvi on. Ja ma ise olen ka õppinud EBS-is ja küll bakalaureuse tasemel ja lõpetanud seal ettevõtluse ärijuhtimise õppekava. Ja seal oli ka nendest sisemistest asjadest juttu. Küll ei olnud seal juttu sellest, mida vähemalt sellisel kujul ei olnud juttu, et ma oleks osanud seda kohe rakendada, et mida teeb liider ja kuidas endale seda meeskonda siis ikkagi moodustada just alustava ettevõtjana. Et selles osas ma olen ikka väga palju vigu teinud ja nagu ilmselge, et sellest EBS-i õpingutest ei olnud selles osas mitte mingisugust kasu. Siis missioonist ei olnud ka, ma ei mäleta, et oleks mingit juttu olnud, et kuidas missioon endale leida või enda missioon üles leida ja kuidas seda rakendada siis ettevõtluses. Nii et need õpingud peavad kusagilt mujalt tulema. Et Robert Kiyosaki ise ütleb, et hea koht selleks on sõjavägi. Kahjuks ma ei ole ise sõjaväes ajateenistuses ei ole käinud ja ei oska nagu seda kommenteerida, kas see Eestis ka niimoodi on või ei ole. Aga mis sellest see kolmnurk siis koosneb? Välimine pool on missioon, ehk siis miks me olemas oleme ja mida me tahame üldse saavutada. Näiteks minu missiooniks on kujunenud siis, ja ma olen selle üles leidnud enda jaoks, on see tõsta eestlaste majanduslikku heaolu. Ehk siis mul tõesti läheb korda see, et finantskirjaoskust levitada ja seda inimestele edasi anda. Ja liidri tegevused on siis teine komponent selles BI kolmnurgas. Ja eestikeelsetes raamatutes on siia tõlgitud juhtkond ja juhtkonnal ja liidril ei ole nagu, nad võivad kattuda, aga enamasti neil ei ole mitte mingisugust seostama vahel. Ehk siis juhatuse esimees ja liider, see ei ole üks ja sama või direktor ja liider. Need on täiesti erinevad asjad ja mis see vahe on just see, et liider on keegi, keda jälgitakse, sellepärast et inimesed vabatahtlikult tahavad teha asju nii, nagu see liider ees näitab. Ja direktor või siis juhatuse liige või direktor on siis keegi selline, kelle jälgitakse sellepärast või tehakse seda, mida ta tahab, sellepärast, et tal on antud positsioon ja tal on õigus siis, ma ei tea, kästa puua lasta, eks ju. Et kui see ei tee nii, nagu ta tahab, siis lased lahtida. Aga liidri puhul on siis vaja nagu teistmoodi lähenemist inimestele. Et sa pead suutma oma idee neile müüa, eks ju, sa pead suutma neid motiveerida, sa pead saama nad tegema neid asju, mis on vaja teha, aga ilma, et sa ütleksid konkreetselt, mis on vaja teha. Nii et see on suhteliselt keeruline ja samas minul on nagu isiklikust kogemusest või on see hea meel, et kunagi kooli ajal ma olin õpilasesindustes aktiivne ja seal ma õppisin nagu seda, kuidas teisi kaasata, sest keegi tasu ei saanud selle töö eest ja siiamaani me tegelikult kasutame koolitustel väga palju vabatahtlikke abi ja see on võimalik ainult tänu sellele, et me saame, et me oleme ise head liidrid ja näitame inimestele suunda, innustame neid ja neil on meiega hea, meil on nendega hea ja tõesti, et me ei pea neile tasu maksma, mis võimaldab nagu neid koolitusi sellisel tasemel üldse teha, nagu me neid seminare siis või koolitusi teeme, mis on mitmepäevalised. Et kui see kunagi on võimalus tulla osalema, siis kindlasti oled oodatud ja sa näed nagu ruumi tagases, meil on alati logistikalaud,
kes on siis meeskond ja meeskond enamuses on seal vabatahtlikud. Ja vabatahtlike meeskond on, ma arvan, et see on üks võti ka ettevõtluse nagu käivitamisel, kui sa teed midagi sellist, mis innustab teisi inimesi, millel on nagu niisugune missioon, mis läheb rohkematele kui ainult sulle korda. Ja siis on võimalik kaasata nagu teisi inimesi, kes on nagu fännid, kes tahavad ka sama asja ja kes on valmis siis lühiajaliselt ka ajaliselt panustama. Sest paljudel ettevõtetel on ju see missioon, ehk kuigi nad võib-olla ei ütle seda, aga missioon on see, et palju pappi ja kähku ja omanikule, eks ju, ja töötajatele miinimumpalk ja sellega ei tule, eks ju, keegi kaasa nagu just niisuguses hingelises, vaimses mõttes. Aga jah, meeskond ongi siin see, et meeskonda saab siis, eks ju, palgata ja saab siis kaasata läbi missiooni ja läbi liidri oskuste. Ja aja jooksul on teinud mõlemat, eks, aga alati meeldivam koostöö on olnud nende inimestega, kes tulevad minuga kaasa sellepärast, et ma olen nende jaoks hea liider, kui siis nende inimestega, kes on nagu, ma ei tea, palgatud tegema mingit asja ja kes võib-olla väga ei ole huvitatud sellest. Samas on muidugi täiesti okei teha, osta teenust sisse inimestelt, professionaalidelt, kes teevad ja oskavad hästi seda, mida nad teevad. Näiteks me tellime trükiteenust, eks ju, seal meil ei ole nagu väga oluline, kas nad nagu meie missioon läheb neile korda või kas nad arvavad minust kui liidrist midagi. Oluline on see, et nad pakuksid teatud kvaliteeti, aga tihti nagu vahe tuleb siis sisse, kui on vaja midagi erakorralist, eks ju, et meil on olnud vaja näiteks, ma ei tea, reede õhtul kindlasti kätte saada mingid asjad ja siis keegi peab olema seal kauem või siis ka laupäeva hommikul näiteks kätte saada asjad ja me oleme leidnud sellised partnerid, kes ka seda teevad, sellepärast, et nemad on oma ala fanaatikud ja neil on seal oma missioon, mida nad ellu viivad läbi nende kvaliteetsete ja heade trükitööde. Nüüd liigume edasi siis BI3 sissepoole. Ja BI3 seespool on siis 5 komponenti, mis igas ettevõttes peaksid olemas olema, aga alati ei ole. Ja hakkame siis pihta, võib-olla kõige alumisest on raha liikumine, eks ju, et see raha liikumine, kust ta tuleb või mis ta on. Et esialgne panus tavaliselt tuleb omanikelt, see võib olla siis see osakapital, mis ta alguses sisse maksta, kuigi saab ka, eks ju, ilma osakapitali sissemakseta ettevõtet alustada, aga mingid kulud ikka on. Ja mida kiiremini sa jõuad selleni, et see raha sisse tuleb, raha hakkab tulema klientidelt, seda parem, sest see raha võib ju tulla ka veel teistelt investoritelt, laenuandjatelt, aga kliendid on alati kõige parem allikas ja ütleme tõe kriteerium. Kas keegi on nõus siis selle probleemi lahendamise eest tasuma ja kas ta on nõus tasuma piisavalt ja kas sa oskad küsida tema käest seda tasu niimoodi, et on hea meel seda tasuda. Ja millal sa selle tasu kätte saad, kas sa saad ta kätte ettemaksuna või sa pead ootama 30 päeva, 60 päeva, 90 päeva selleks, et tasu saada. Et kõik need asjad puudutavad siis seda raha liikumist. Ja raamatupidaja on tavaliselt see, kes, eks ju, jälgib seda nii-öelda ajalugu ja dokumenteerib seda ajalugu siin. Kommunikatsioon on juba natuke keerulisem asi, et see raha liikumise teemad, vähemalt see raamatupidamise osa on nagu päris paljudel ettevõtetel ikkagi korras, et kui sa ostad raamatupidamisteenust, mis on suhteliselt soodne, siis need asjad on korras ja riik ka nagu reaalselt nõuab, et sul raha asjadest oleks ikkagi ülevaade olemas läbi siis Maksu- ja Tolliameti aruandluse. Aga kommunikatsioon ja need asjad nagu väljastpoolt nagu asutuski ei paku kellelegi huvi. Aga ettevõtjana on see väga-väga oluline. Ehk kuidas sa suhted oma klientidega, kuidas sinu kliendid saavad üldse teada, et sa olemas oled või siis kõigepealt potentsiaalsed kliendid. Ja mida sa pakud, eks ju. Ja siis, kui sul on töötajad või partnerid, kelle käest sa ostad teenuseid sisse, siis kuidas sa nendega suhtled, eks ju. Ja siin on ka aja jooksul edasi arenenud ja õppinud, eks ju, kirjutama paremaid e-kirju ja mõnda oled sinagi kindlasti näinud. Ja ma olen õppinud suhtlema nende hankijatega, et me kasutame erinevaid IT-lahendusi, kuidas ma saan neile edastada või püstitada mingeid ülesandeid, eks ju, kus nad saavad saata täiendavaid küsimusi ja lõpuks valmis lahenduse tagasi. Ja kõik see on nagu võtnud aega, aga alati need asjad ei suju nagu, sellegipoolest ei suju need alati nagu kõige paremini ja siis tuleb jälle teha muutusi ja korrigeerida ja õppida. Nii et kommunikatsioon on nagu väga-väga oluline, see on suhtlus siis teiste inimestega ja see on
ma arvan, et see on päris raske. Aga omandatav ikkagi. Süsteemid on siin see moment, et kõiki neid asju sa saad teha nagu, et mina helistan ja suhtlen ja iga kord mõtlen välja, kuidas nüüd seda asja lahendada. Näiteks raha poole pealt, et kuidas ma täna müügiarve välja saan kirjutada, kas ma teen seda Excelis, Wordis või kasutan mingit muud asja. Või sa saad võtta kasutusele mingi süsteemi ja sa tead, et alati seal süsteemis kõik arved lähevad välja. Või emailide saatmine näiteks, et kust ma seda kasutan, kas ma kasutangi emaili, kasutan ma mõnda teist mailisüsteemi, on mul mingisugune listihaldustarkvara ja kuidas see töötab ja nii edasi või on mul mitu tükki. Ehk see on nagu see kommunikatsioonisüsteemid ja juriidilisega süsteemid ja toote-teenustega seotud süsteemid. Et need kõik saavad siin keskel nagu kokku üldnimetuse all süsteemid. Ja järgmine on juriidiline pool. Mis minu kogemus nagu näitab, on see, et alustavatel ettevõtjatel kõige enam, kui ma olen lasknud erinevatel koolitustel teha seda PI3-nurka ja panna laste ja ettevõtjatel, just väikeettevõtjatel kirja panna seda, et mis neil olemas on, eks ju, vast igasse veerandisse, siis juriidiline pool on see, mis on nagu ma näinud kõige rohkem, et see on tühi. Ja see maksab kätte. Ja ma ise enda kogemusest samamoodi saan nüüd öelda, et see maksab ikka valusasti kätte. Sellepärast, et meil on olnud selle 10 aasta jooksul, mil ma olen tegelenud siis koolitamisega, on olnud niisuguseid lahkuminekuid ja need inimesed on saanud nagu, ma ei tea, lihtsalt nagu minema minna, ilma et ma võin solvunud olla, aga ma ei saa neile midagi öelda, sellepärast, et meil ei ole olnud korrektseid lepinguid või meil ei ole olnud mingid lepingud, kus oleks konkreetselt siis paigas, et niisugune ära jalutamine või uue konkureerima hakkamine või midagi sellist, et see oleks siis kas siis keelatud või trahvitav või et sellega midagi nagu nende jaoks mõni sanktsioon kaasneks. Et neid lepinguid ei ole olnud ja selle tõttu on niisuguseid valusaid emotsionaalseid lahkuminekuid olnud. Aga kui oleks lepingud ka korras olnud, siis võib-olla oleks saanud sanktsioneerida sellist tegevust kuidagi. Nüüd kõige väiksem osa siin PI3-nurgas ja see tekitab tihti nagu seda küsimust või arusaama, et miks see kõige väiksem on siis see toode või teenus ise, mida sinu ettevõte müüb. Ja kui me lähme mõnele, ma ei tea, ettevõtluskoolitusele, mida näiteks riik või kohalik omavalitsus või töötukassa või kes iganes sponsoreerib, siis seal nagu põhiefekt käib ikkagi ümber selle toote. Et kui toote arendamine ja äriidee ümber selle toote ja toode ees ja toode taga ja nii edasi. Aga nii minu arusaama mööda kui siis Robert Kiyosaki, kes on selle mudeli autor, on see, et toode on tegelikult kõige vähem olulisem asi ja teenus on kõige vähem olulisem asi. Ta on oluline, sest muidu kui ta ei oleks oluline, siis seda poleks üldse siin pildi peal, aga ta muutub ajas ja seetõttu ta ei ole niimoodi, et mul on see üks toode ja kunagi ma käisin ühel seminaril, mida Eesti Patendiamet korraldas ja seal üks nende töötaja nagu väga tõsimeeli rääkis, et sa pead tegema nii hea toote, et see müüb ennast ise. Nii hea toode peab olema, et ise müüb. Ja siis sa ei pea midagi muud tegema, see müüb ise. Ja kuulasin, mõtlesin, ei tii, kus kohas inimene nagu tuleb. Sellepärast, et ükskõik kui hea või halb see toode on, see kindlasti ei müü ennast ise, sa pead midagi tegema selle jaoks. Ja läbi selle kommunikatsiooni poole, et saada inimesed üldse huvituma sellest asjast ja siis, et nad teeksid selle ostuotsuse. Ja toode muutub ajas ja jällegi kasutades enda võib-olla näiteid ja ettevõtete näiteid. Ma alustasin kunagi IT-tarvikute müügiga, siis ma olen kunagi tuleohutuse asju müünud. Ja kogu aeg on muidugi saanud see missioon ja liidri tegevused ja kõik need asjad on minu jaoks selgemaks saanud. Eks siis meil on pakkunud raamatupidamisteenust ja see oli juba puhtalt selle missiooniga seotud, mis meil tänagi on, eks, et tõsta eestlaste majanduslikku heaolu ja läbi parema raamatupidamisteenuse siis aidata, et nende inimeste numbrid oleks korras, et need inimesed ja ettevõtted maksaksid siis võimalikult vähe makse, aga reeglite järgi ja maksaksid ainult neid makse, mida on reaalselt vaja maksta, sest väga palju ettevõtteid ja inimesi maksab tegelikult rohkem, kui nende, ütleme, aus osa oleks maksta. Ja kus me teame seda on just läbi heade reeglite tundmise. Ja seesama missioon on olnud siin on kaasas nende koolitustega, mis on toimunud kõikvõimalikes eri vormides saates siis cashflow mängimistest kuni mitmepäevaste koolitusteni välja, mis toimuvad meil
tavaliselt Tallinna kesklinnas mõnes konverentsikeskuses ja kuni nüüd videokoolitusteni välja ja videokoolitusi kindlasti tuleb tulevikus veel. Et see on alles, vähemalt ma loodan, et see on alles algus. Ja ehk see toode ja teenus on kogu aeg siin ajas muutuv ja on siin olnud konsultatsioone ja tänagi meil on olemas partnerid, kes pakuvad konsultatsioone nendel samadel teemadel. Nii et need tooted ja teenused need muutuvad, need arenevad, need kaovad, need tulevad jälle uue tasemele, aga see ülejäänud pool on nagu palju püsivam. Et sama raha liikumise süsteem, ütleme, süsteem, mille kaudu me arveid välja saadame, see on meil olnud kasutusel, eks viimased sisuliselt ongi ettevõtte algusest saadik, 2008 saadik ja kommunikatsioonisüsteem on ka aeg-ajalt on muutunud ja praegu ka on ühte muudatust läbi tegemas, et minna sellega järgmisele tasandile, aga see on ka oluliselt pikem kui mingi ühe toote või teenuse eluiga olnud. Ja juriidiline pool samamoodi, et kui mingid lepingud on sõlmitud, siis need ka tavaliselt kestavad kauem, kui siis ühe toote või teenuse eluiga on. Aga nii palju siis sellest BI kolmnurgast, igast sellest teemast võiks rääkida oluliselt pikemalt ja siin need on kindlasti need asjad, mida ma julgustan sind juurde õppima. Aga see sissejuhatus võib-olla hea ongi see sama videokoolitus siin, aga paljusid neid teemasid me ei jõua siin põhjalikult käsitleda. Ja mõne kohta on minagi suhteliselt alguses õppimas ise, nii et soovin sulle edu õpingutes ja samal ajal muidugi ära unustada rakendada kohe kõike seda, mida sa õppinud oled. Aga praegu kohtumiseni mõnes teises videos.